hommik algas ka muidugi huvitavalt, kuna eile vaatasime õhtul, et Vesuvi otsa saab väga hilja ja kõik head kohad olid läinud, siis mõtlesime, hea küll, lähme täna hoopis Prosidale. Õhtul olid ilusti praamipiletid olemas, hommikul sööme hommikust. Mõtleme, et okei, ostame nüüd need praamipiletid ette ära, kohe hakkame minema rongi peale ja praamipiletid polnud. Kõik olid välja müüdud hommiku poole, nii et nüüd me ikkagi läheme õhtuse Vesuvi ringile ja ostsime praamipiletid ette ära, et minna homme Prosile. Vaatame, kuidas läheb. Läbi raskuste Pompei poole. Tükk aega tuli järjekorras seista 5 minutit. No see on päris palju ja palju rahvast on ja ei ole võimalik äpiga piletid osta ning piletihinnad on tõusnud. Pompeis maksab üks pilet 3 eurot, no see on 90-minutiline pilet. Otsa tuli veel teenustasu ka, et me ostsime edast-tagasi piletid, kuidas me peame 12 eurot, läks 13 eurot, mingi eurone teenustus otsa. Ja oleme Pompei varemete ees. Väga palju inimesi on ja väga palav on, sest me oleme keskpäeval siin. Aga väga ilus, hästi säilinud. No, eks siin on muidugi natukene aja jooksul lagunenud nii mõndagi. Aga väga lahe vaadata, tänavatel käia. Ja käime veel sükene 2,5–3 tundi retke, mis siin saab olema. Rick Stevesi audioraamatuga. Giidid on lahedad. Ilmselt võib-olla nende juttu oleks ka mõistlik kuulata või audiogiid võtta, aga me võtsime selle säästuvariandi, mis on ka päris hea, ma arvan. See ala on ikka päris suur ja tegelikult ikkagi peaks päris giidituuri või audiogiidi, sest see Rick Stevesi, mida meie kuulame, on väga huvitav, aga päris paljud asjad on siin kas kinni või suht keeruline navigeerida. Raske on saada ajakohast infot, siis jooksike edast-tagasi, ootad jälle mingid asju, vaata, kas sa oled õiges kohas, et sellega läheb aega kaduma. Ja see hinnavahe vist tegelikult selle giidituuril ja tavalisel sissepääsul ei ole nii suur, ta vist mingi 5+ eurot, aga ma arvan, et see vahe on tõenäoliselt seda väärt, raske öelda, aga tõesti, kuna siin hästi palju seda maju, varemeid, asju, mida võib-olla nagu kohe ei oska hinnata ja ei tea, mis seal kirjas on või mis see taust on, et siis oleks hea, kui keegi või miski selle täpselt ja kiirelt lahti seletaks. Üks asi, mida ma tegelikult isegi ei teadnud, aga tuli välja, et on siin, et see Aleksander Suure ja Dareiose vaheline võitluse fresko, mis iga pool ajalõpikutes on ka, et tegelikult see ongi just siitsamast Pompeist pärit ja praegu nägime ära selle koopia. Originaal on juba kuskile Napolisse muuseumisse ära viidud nagu paljud originaalsed kujud ja freskod ja mosaiigid ja mis siin kõik on, et kõik need on ära viidud. Me näeme koopeid. Kas teie meel ei ole mitte lahutatud? Päris lahe on. Lisaks sellele, et kõik majad ja kõrtsid ja villad, kõik on ju läbikäidavad, nähtavad, on ka areen. Ja selles mõttes on palju lahedam kui
kui Roomas Kolossumis, sest Kolossumis sa ei saa niimoodi lava peale minna või nüüd võitlusareeni peale. Kiidab. Aga siin ei saa jällegi tribüünidele vist. Nii et kahe peale kokku tuleb üks see asi. Aga nüüd vaatame, kas me saame bussi peale või mitte. Me loodame, et me oleme õiges kohas enam-vähem, kus saada. Omaette loto on, kas me saame peale ja kas see listekoht on. Tegin kiire söögi ka. Söögi kriteeriumiks oli see, et oli kohe väljapääsu juures ja sai kohe kätte toidu. Koka oli kallis, 3 euri. Või noh, Eestis vist tavahind sai juba, aga pitsa oli 5, niisugune pool pitsat. Suht normaalne. Sai kõhu täis. Õhtuks kuskile paremasse kohta, aga noh, vaatame, millal see õhtu tuleb. Ja olemegi jõudnud Vesuvimäe jalamile või noh, siia parklasse. Bussi peale sai enam-vähem napilt, täpselt. Huvitav oli see, et kui buss tuli ühel hetkel ette lõpuks, siis see buss ütles kõigile, et mitte ärge tulge esimest uksest sisse, vaid mingi keskmisest sisse. See on nagu esiteks, miks me ei või mõlemast uksest minna. Fine. Üles sõit või nagu närve sööv. Bussi otsa ikka kihutab mõnuga, vastu tulevad suured bussid, teed on kitsad. Aga noh, lõpuks ikka sai kõik üksteisest mööda. Ja algul vahepeal tundus, et nagu äkki see oli lihtsalt tasuta. Aga ei, bussist väljudes kõik peavad ühest esisuksest välja tulema ja siis bussi just võtab suve raha. Küsiti 7.20, Liina andis 7 suvas, läks aega, siis ütles, et mine edasi lihtsalt, nii et sai 7-ga 2 inimest ülesse. Alla minekuks loodetavasti saab ka bussi, aga see läheb mingi 18.15 välja, me oleme hetkel mingi 16.20, 16.10 oleme umbes siin. Ehk siis selle aega me peame saama selle ringi peale tehtud. Ja muidugi vulkaani enda piletid tuli ära osta varem. Internetist, nagu ma ütlesin, 10 euri pilet pluss 1 euro sükene sundluslik internetitasu, sest kuskilt mõnelt osta ei saa. Ja siin ei ole internetti, nii et osta kinni. Ja siin ei ole internetti. Ma ei tea, kuidas ma elama peaksin niimoodi. Saime mäe otsa ja Itaaliale kohaselt, nagu see on nii Itaalia. Alustame sellest, et automaatvääravad ei tööta ja väidetavalt pidist automaatväravatega sisse pääs olema. Siis mingi tüüp kontrollib pileteid. Mingi vend saab tagasi ja ma eeldan, et äkki nad tulid liiga vara. Ühesõnaga tüüp kontrollib pileteid, vaatab, et ahah, okei, mingi edasi. Siis mingi 10 meetrit edasi on järgmine tüüp, kes on juba masinaga kontrollib ja skännib neid pileteid. Et vähe sellest, et ei ole mitte automatiseeritud, vaid lausa 2 erinevat inimest 2 eri punktis kontrollivad seda, kas pilet on olemas või mitte. Itaalia. Väga hea, et ma drooni kaasa ei võtnud, just vaatasime silti, et siin on no drone zone, ehk siis droonid ei lähe kohe mitte. Positiivne on see, et siin on tõesti need söögikohad, joogikohad. Saab võtta vett, kokat, Aperol spritsi pudelis kohe mäe ettevõtmise eel või järel. Vaatame siis, kuidas läheb, kui surnud me pärast oleme. Mina tegin natuke elu raskemaks, ma võtsin mingi statiivid asjad kõik kaasa ja seljakott on päris korralik. Näis, kas ma üldse püsin jalus. Õnneks ma nägin kiirabi autot, nii et kõik on hästi. Mäest üles ronimine on päris keeruline, niisugune pehme pinnas on kohe alguses ja nõlv on ka viisavalt järsk ja jalad juba valutavad varasemast. Nii et tore. Ma ikka pean uskuma, et ma suudan lõpuni minna, nii et ma vahetasin särgi ka ära. Ma olen finisher ja finisher teeb selle matkaraja ka läbi. Tegelikult tundub, et see peaks olema ikkagi üsna kerge rada. Et siin käiakse ka plätude ja sandaalid ja kõige muuga. Noori ja vanu, et siin ei ole hullu midagi. Aga spordisärgiga ikka praegustes kuumas temperatuuris veidikene parem üles alla liikuda.
ja sellised need vaated ongi Vesuviuse vulkaani tipust. Ühelt poolt Pompei, teiselt poolt Vesuviuse kraater, mis hetkel tundub väga rahulik. Nagu siukene suur auk maa sees, lihtsalt muud midagi. Ei midagi halba, ei midagi kurjakuulutavat. Aga tegelikkuses 1944, järgmine aasta, kes teab. Ja hakkabki läbi saama meie rada. Tervet ringi ümber Vesuvi teha ei saa. Võib-olla selline pool äkki, see madalam pool, just lai ja seal on lõpppeatus. Vaated on endiselt väga head. Ilmselt siit tuleb Ilusta näha, aga mingid katteplaanid ikka tulevad. Väga lahe on, mulle meeldib. Tasub tulla, kõige raskem osa on, kui sa tuleb bussiga, siis selle bussi peale saamine või siia koha peale jõudmine, nagu öelda Pompeisse või mis iganes piirkonda. Et see mäest üles käimine on tegelikult lihtne. Tagasiteel meil on nii hästi läinud, bussi peale saime õnneks, aga istuma ei saanud. Nii et pidi seisma kaldkriips istuma põrandal või kuskil mujal. Aga oluline see, käidud, nähtud, tagasi ka saadud. Nüüd ootame rongi tagasi Naapolisse, mis on tundub, et hiljaks jäämas ja ka teine suund ei saa liikuma hakata. Siis kui Simo Naapolisse tagasi jõudis, oli päike juba loojunud. Uus muinasjutt või õudusjutt, pigem õudusjutt. Vaatame, mida pakub õhtusöök Naapolis. Mida pakub Naapoli õhtusöögiks? Võib-olla mõlemad.